Tere kõigile! Väga hea meel on näha, et tehisaru teemad on nii paljusid meid siia Rahvusraamatukokku täna kokku toonud ja väga palju põnevaid teemasid on juba käsitletud, et enne lõunat siin tehisaru kasutamine hariduses, riigi valdkonnas, siis ka ajakirjandusest räägiti ja nüüd isikuandmete kaitse kontekstis, aga siia juurde ka on üks teine paralleel, et kui generatiivsete tehisaru mudelite arendamisest räägime, siis tihtilugu tulevad sisse ka ainuõigused, et kuna mudeli treenimine vajab suurel hulgal kvaliteetseid andmeid, siis need andmed võivad olla kellegi õigustega kaitstud ja selle taga võib olla kellegi töö, veri, higi ja pisarad ja tookski siia juurde selle loovisiku perspektiivi, et miks meil on endiselt ka tehisaru ajastul vaja arvestada loovisikutega, mis on nende rõõmud ja mured ja kes muu kui sektoris ise toimivad isikud siia lavale kutsuda, et meil on selline harukordne võimalus, et me saame 3 erineva sektori vaatest siis neid küsimusi lahata. Et Mati muusikute poolelt, Reimo siis teatri poolelt ja siis Liina filmitegijate poolelt. Ja alustuseks võib-olla, kuna just autoriõiguse ja kaasnevate õiguste kontekstis on toodud selliseid paralleele, et ainuõigused versus siis innovatsioon ja näiteks Henna Virkunen, kes on siis Euroopa Komisjonis, kelle all on autoriõiguse teema, temalt on ka tsitaat, et innovatsioon ei tohi tulla loovuse arvelt, et sellele jätkuks küsiks, et kuna sellist loovuse, ainuõiguse ja innovatsiooni vahelist sellist paralleeli proovitakse tuua, et mis on teie visioon, et kuhu siis tuleks selle joone tõmmata ja rääkides siis õigusest ka servapidi, kuna mina olen siis Justiits- ja Digiministeeriumis autoriõiguse nõunik, ma olen juurainimene ise, et kas kehtiv õigus annab teile piisavad vahendid või siis tehisaru ajastul oleks vaja täiendavaid reegleid? Ja võite ennast lühidalt tutvustada, aga alustame äkki muusikasektorist, et Mati. Jah, suur tänu kutsumast, mina olen Mati Kaalep, siis tegelengi igapäevaselt autoritasude kogumise ja jagamisega ja võib-olla taustaks, et autorite ühing on selline asutus, mis on nagu vahelüli, et me esindame autoreid enda nimel, kogume teoste kasutajatelt tasu kokku ja siis maksame selle tohutu hulga erinevatele isikutele välja. Seda nii Eesti sees kui siis väljaspool Eestit, et suurem osa meie väljamaksetest lähebki Eestist välja, et võib-olla kui mõtlete, et kas Elton John saab raha selle eest, kui Retro FM tema lugusid mängib, siis jah, saab küll, meie kogume kokku, maksame selle PRS-ile ja sealt ta liigub. Ja nüüd selle küsimuse sisu juurde tulles, siis ma tegelikult ei vastandaks neid kahte poolt, et innovatsioon ja loovus ei ole eri pooltel olevad sellised terminid või tegevused, et ma lugesin hiljuti ühte kõne, mille pidas Björn Ulveus, APA kaasasutaja, 40 aastat laulukirjutajana tegutsenud, aga ka ettevõtjana. Ja tema rõhutas, et kogu selle aja jooksul, kui ta on olnud muusik ja muusikukarjääris, siis ta on pidanud olema innovaator. Ta on pidanud kogu aeg välja mõtlema uusi meloodiaid, uusi lahendusi selleks, kuidas oma loomingut esitada, kuidas seda veel põnevamalt välja tuua. Nad ei ole vastandlikud, et vastupidi, et loovsektor on üks kõige innovaatilisemaid sektoreid, mida on võimalik ette kujutada. Aitäh! Võib-olla siis liiguks edasi. Reimo, inimene väljast võib-olla ütleb, et teater, see on kõige rohkem nagu analoog valdkond, vähemalt nendest 3, et kuidas siis tehisaru seal valdkonnas puudutab teid? Esiteks tere kõigile, aitäh kutsumast, Alex, ja mina olen siis Reimo Sogor Eesti Näitlejate Liit, et Eesti Näitlejate Liit on ka kollektiivse esindamise organisatsioon, me esindame oma liikmete varalisi õigusi ja see puudutab just nimelt audiovisuaalsektorit, et teater on üks osa ainult Eesti Näitlejate Liidu liikmete tegevusest. Teatris me näeme seda innovatsiooni sellisel kujul, et
näiteks Vanemuises on tulnud välja üks balletilavastus, kus siis samal ajal prompt jooksis publikule silme ette, mida lavastaja oli AI-le ülesandeks andnud ja tantsijad siis tantsisid, aga tagasiside sellele oli just nimelt see, et sellest puudub kõik see lavastaja tegelik kogemus. See on lihtsalt üks juhis, mida ma järgin, mis ei oma mingit emotsionaalset sisu. Et ütleme, teatripildis antud juhul ma ei näe, et AI ta võib kuidagi küll mingisuguseid lahendusi tehniliselt kuidagi aidata, aga loomingulises mõttes ma ei usu temasse. Ja mis puudutab nüüd audiovisuaalset sektorit ja näitlejaid ja see, mida ka Mati rääkis, et ma olen nõus, innovatsioon, tegelikult mina ütlen, kui küsimus on, kuhu see piir tõmmata, siis see piir on läbipaistvus. Me keegi istuks põhimõtteliselt täna siin, ma arvan, me võib-olla arutaks, millised peavad olema tasumudelid, räägiks läbi erinevate AI tootjatega, aga see piir innovatsiooni ja loomingul inimeste vahel peab olema läbipaistvus. Seda antud hetkel meil ei ole ja see on ka põhjus, miks loovisikud, autorid, esitajad tunnevad ja teavad ka tegelikult, et nende õigusi on kuritarvitatud selle AI maailma poolt ja jätkusuutlikult tehakse seda. Ehk siis, et me täna on ka korduvalt kõlanud ka eelmises paneelis see, et regulatsioonid sörgivad järgi innovatsioonil, eks ole. Et mina ütleks seda, et vahest on isegi niimoodi, et innovatsioon sikutab vägivaldselt loovisikuid regulatsioonide puudulikkuses. Ehk siis, et me oleme sunnitud nende regulatsioonidega tegelema, aga seda kõike saaks lahendada läbipaistvusega ja see ongi tegelikult üsna lihtne, aga sellepärast me siin olemegi, et seda ei ole. Aitäh selle tugevalt loominguliselt sõnastatud mõtte eest, et võib-olla siis liiguks edasi filmitegijate valdkonda, et AI slopp või pläust valutab siin sotsmeediakanaleid, et mis see puutumus on audiovisuaalsektoril ja kuidas teie seda innovatsiooni ja ainuõiguste tasakaalu näete? Jaa, tere ka minu poolt. Ma mõtlesin, et ja aitäh kutsumast muidugi, et ma esindaks siis võib-olla mitte oma organisatsiooni täna, vaid ennast kui kunstnikku, kui loovisikut ja tuleks tagasi selle juurde, millega Mati alustas, et tegelikult iga kunstniku põhiolemus on see, et ta seab küsimuse alla kehtivaid süsteeme, mõttemustreid, tegemise mustreid, et see loovisikud versus innovatsioon on absoluutselt väär lähtepunkt, et me oleme olemuslikult innovaatiliselt, muidu me ei oleks üldse kunstnikud. Aga see, mille vastu me oleme, võib-olla mille vahele see versus sõna või märk panna on, ja ma julgen olla nüüd siin võib-olla natukene liiga bold, aga on päisepäeva ajal röövimine. Ja kui ma siia tulin, siis mult küsiti, et kuidas siiamaani on paneelid olnud väga asjalikud, väga huvitavad, aga ma ütlesin, et aga sellest põhilisest pole keegi veel rääkinud, õnneks nüüd meile eelnevas paneelis võeti see nii-öelda isikuandmete vaatest jutuks. Aga juba ka ajakirjanduse paneelis üks daam ütles, et jah, et ma nii-öelda siis teen ka AI abil muusikat, et aga kuidas see AI-rakendus aitab sul muusikat teha, kui see AI-rakendus ei ole sisse söönud tasuta neid oskusi. Ja me võrdlesime enne paneeli algust Reimoga ka nii-öelda analooge, mille peale me oleme siin selleks paneeliks valmistudes võib-olla tulnud. Ja mina jõudsin akutrellini. Et me kõik räägime sellest, et AI on tööriist ja ma olen sellega täiesti nõus, aga me keegi ei eelda, et selle akutrelli tootja, näiteks Bosch, et ta on need toorained kuskilt kokku varastanud. Et me eeldame, et selles hinnas on ikkagi ka õiglane hind tooraine tootjale. Ja need
andmed, olgu need siis isikuandmed või kellegi looming, mille abil tehisaru rakendusi on treenitud, need on tooraine, mille eest tuleks maksta. Aitäh. Läksime siia ehitussektori peale üle lõpus. Suur tänu vastuse eest. Nüüd nendest akutrellide või nendest mudelite tootjatest natuke. Et kui me räägime siin tehisaru kasutamise piiridest, siis need on natuke ebaselged, ma võin möönda siin eksperdina. Aga nende kohtuvaidluste, mida tekib üha juurde, nende valguses on ka vähemalt rahvusvaheliselt näha, et esialgseid selliseid litsentsilepinguid või litsentsimudeleid on hakatud juba koostama, et anda sisu tehisaru kasutamiseks, näiteks Warner Music Group tegi ühe diili ja samuti Meta ja Google on siis sõlminud meediaväljaannetega mingisuguseid lepinguid. Et kas litsents kui selline võiks olla siin nagu pääsetee ja missugune võiks see õiglane litsentsimudel olla ja kuidas sellist ärimudelit üles ehitada, et ka loovisikutega arvestada, et võib-olla siis seekord näitlejatest alustame. Jaa, litsents on kindlasti võimalus oma nii-öelda loomingu eest saada või kui selle kasutamise eest saada, siis õiglast tasu, aga me räägime ikkagi sellest praeguses valguses, et ei ole läbipaistvust, siis me leiutame jalgratast, eks ole, me üritame aru saada, meil ei tagata andmeid, meil ei tagata sisu, me ei tea, kuidas on treenitud, milliste andmetega ja nii edasi, me üritame põhimõtteliselt leiutada jalgratast või siis nii-öelda plaasterdada selle kõige pisema plaastriga seda, et jalg on otsast ära, mis on juba oma olemuselt natuke absurdne, aga kui tulles nüüd rahvusvaheliste arengute juurde, siis ma usun või loodan, et olete kuulnud ikkagi märgiline ajalooline streik 2023 Ameerika näitlejate õiguse esindava organisatsiooni liikmete poolt, SAG-AFTRA 160 000 liiget, 65 000 neist andis nõusoleku streigiks, streik kestis 118 päeva. Ja osati mulle meeldib ka mõelda, et nad streikisid selle nimel, et meie siin Eestis seda tegema ei peaks ja nad on loonud ikkagi väga suure aluspõhja erinevate lepingutega siis meile siin ka. Ja tulemused on tõesti ajaloolise eesmärgiga ja võiksid olla eeskujuks kõikidele riikidele esmajoones, organisatsioonidele ja siis tehisaru nii-öelda arendajatele. Et filmistuudiotega lepiti kokku, siis ma räägin kiiresti ära järgmised tingimused. Alati tuleb küsida näitleja käest, kui me hakkame üldse rääkima mingisugusest deepfake'i või digitaalreplika tegemisest, sellest näitlejast, olgu see siis kas valmisolevast materjalist, samal ajal kui filmitakse, salvestatakse see digitaalreplika, me räägime taustanäitlejatest või me räägime sünteesnäitlejatest, ehk siis näitlejad, keda päris elus ei eksisteeri, kes on pandud kokku mitmetest tuhandetest inimeste osadest nii-öelda. Alati tuleb küsida selleks, esiteks, kui me räägime päris näitlejatest, siis näitleja käest selge kirjalik nõusolek, eraldiseisev lepingust, et ei ole väikse kirjaga kuhugi ära peidetud. Selleks peab andma aega otsustamiseks, 48 tundi vähemalt. Kui me räägime sünteesnäitlejatest, siis see nõusolek tuleb saada SAG-AFTRalt endalt, ehk siis, et üldse hakata rääkima, et me kasutame filmidest, seriaalidest sünteesnäitlejat. Selleks tuleb, ja seal on ka eraldi punkt, et tuleb heauskselt kaubelda siis selle tasu üle, mis läheb siis SAG-AFTRA sinna potti nii-öelda, mis jaotatakse siis need liikmete vahel hiljem laiali. Ja mis on väga oluline veel, ka Euroopasse on siis saavutatud sarnased kokkulepped BFFS Saksamaal Netflixi ja kohalike filmitootjate ja teletootjatega ja nii SAG-AFTRA lepingus samamoodi, ehk siis, et kui näitlejaga saadakse kokkuleppele mingisuguse kompensatsiooni osas, siis see peab olema võrdväärne vähemalt selle reaalse tööga, mida ta oleks ise teinud. Ehk siis ei toimu hinnaalandust töö ja digitaalse replika vahel, kasutamise vahel. Et vähemalt võrdväärne ja kõik kokkulepped tasust on kehtetud, tasust loobumise kohta. Et kui näitlejaga annab allkirja mingile lepingule, kus ta ütleb, et ma ei taha enda digitaalreplika eest tasu, siis sellised kokkulepped on kehtetud. Ehk siis, et me näeme, et maailma tasandil need arengud on, aga nagu ma alguses ütlesin, siis tegelikult, kui me räägime
kadudest töös ja rahas, siis teatud mõttes on see ikkagi otsast oleva jala plaasterdamine selle kõige pisema plaastriga. Ja, suur tänu selle sissevaate eest. Ja. Just. Enne olid akutrellid, nüüd saag, aga loomulikult mitte tööriistada kontekstis, see ikkagi esindusorganisatsioon. Filmitegijate perspektiivist, kas on kuskil horisondi taga näha mingisuguseid litsentsmudeleid juba loomas ja missugused need välja näevad? Kas oskate kommenteerida? Ei oska. Minuni ei ole jõudnud, kuigi ma püüan lugeda kõikide meie näiteks Euroopa esindusorganisatsioonide või katusorganisatsioonide infokirju, mida tuleb iga nädal ja millest ütleme, teemade ringist 80% puudutavad otsapidi AI-d, siis võib-olla kuskil mingid sarnaseid selliseid mingisuguste kompaniide vahelisi kokkuleppeid, aga et näiteks seadusandluses kuskil mingi tunneli lõpus mingit valgust paistaks, mina ei ole täheldanud. Jah. See ei olnudki nagu valgus, vaid see on selline, et keegi proovib välgumihklit tööle saada, see, millest mina rääkisin. Vot. Ja siin võib-olla ongi natuke sellist sektorite vahelist erinevust ka nagu näha, et kus natuke rohkem, kus natuke vähem on selliseid arenguid. Aga liigukski kohe siin muusika valdkonna juurde edasi, et kui Sunoga mingisugust Anne Veski stiilis lugu genereerida, et mis seal taustal on, kas seal on mingisugused litsentslepingud taustal ja missugused need mudelid välja näevad? Ei ole mingeid litsentsilepinguid, et kirjutame nagu Muff ise endale neid kirju sinna Sunole ja Udiole ja neid platvorme on veel, kellega me proovime ühendust saada, et teadlik ignoreerimine, pikaaegne ja ega see ei ole meie probleem, et see on globaalne probleem, et minu teada ei ole täna mitte ühtegi autorite ühingut maailmas, kellel oleks mõne selle platvormiga leping ja sakslased ja taanlased on kohtude ette võtnud. Need on väga pikad ja keerulised protsessid, alates sellest, et saada aru, et kus on kohtualluvus, kuidas saada aru, et millist andmestikku on kasutatud ja et üldse ära tõendada see, et sinu materjal ka seal sees on. Ja neid erinevaid litsentsimudeleid on välja töötatud, aga see on natukene nagu poes hinnakirja välja panemine ja siis nende hindade vaatamine nii, et ükski klient sealt läbi ei käi. Sa võid nagu ise endale neid hinnakirju teha, aga senikaua, kuni lepinguid ei ole, suhtlust ei ole, litsentsimudeleid ei ole, siis sellel ei ole suurt pointi. Ja tegelikult ka globaalsel tasemel tahetakse 3 asja, millest üks on siit juba läbi käinud, et on vaja seda läbipaistvust, et aru saada, millised andmed kus istuvad ja tänase tõendamiskoormis on natukene nagu tagurpidi, et meie peaksime minema ja näitama, et meie asju on kasutatud, kuigi tegelikult nendel ettevõtetel on nüüd teada, mis andmestik neil treening andmestikuks võetud on. Et kui nad peaksid ise seda avaldama, kui me saaksime seda efektiivselt nõuda, siis oleks see väga-väga suur samm edasi. Teine asi on see, et tahetakse põhimõttelist võimalust lubada ja keelata. Et see tuleb juba Berni konventsioonist, et see on nagu autoriõiguse põhialus, et kui sa oled autor, siis sul peab olema mingi võimalus oma varaliste õiguste kontrollimiseks. Muidu sul neid olemas ei ole. Ja 3. asi on õigust tasu nõuda või küsida või sellest ka vajadusel loobuda. Ja muusikasektor, ma arvan, on selles mõttes üks teistest eristuv sektor selle poolest, et väga pikalt on tegutsetud kollektiivselt. Et on kollektiivse esindamisorganisatsioonid, mis on pikaaegselt rajatud. Katusorganisatsioon saab sel aastal, kusjuures 100-aastaseks, CISAC. Ja see tähendab seda, et need suured tehisaru arendavad ettevõtted, nad ei pea minema väga paljude erinevate isikute juurde, et neid litsentse küsida. Et seda on võimalik teha läbi katusorganisatsioonide ja saada nii-öelda blanket licenseid, kui vähegi oleks tahet. Täna seda tahet ei ole.
Ja noh, meie räägime siin on ju muusikavaldkonnast, näitlejatest, audiovisuaalist ja suur osa sellest vestlusest on hoopis tegelikult teksti osas, on ju. Et see on veel nagu täitsa eraldi teema ja nemad on senimaani olnud valdavalt kollektiivselt esindamata, et nendega on, ma arvan, nagu isegi nagu keerulisem. Ja, suur tänu vastuse eest. Ja sa mainisid ka seda, et justkui hinnakiri pannakse poeletil välja, aga kedagi väga ei huvita seda, aga äkki liiguks nagu sinna suunas, et miks üldse nendel tehisaru arendajatel nagu võiks olla huvi siis kasutada just seda sisu, mida siis teie pakute raha eest kasutada, missugused need mõjud võiks olla, mis see mudeli vahe on, kas see kellegi loomingu pealt siis läbipaistvate litsentsitingimustega treenitud mudel on siis palju parem kui see, mis on treenitud mingisuguse pläusti peal, et võib-olla siin võtaks kohe šnitsi muusikutelt, et jätkuks. Lõpuni ju ei tea, mille peal on treenitud, aga tunnetus on see, et jah, kui sul on treenitud kogu olemasoleva muusikapanga pealt, mis on maailmas kättesaadav, siis ilmselgelt see kvaliteet on parem. Et seda on võimalik siis kõrvutada erinevate edetabelitega, on võimalik näha, et millised on olnud parema läbilöögiga lood ja sellest olenevalt siis ka seda nagu tehisaru paremaks timmida. Ja nüüd, mis meie jaoks on keeruline, on see, et õiguslikult justkui on eristatud 2 etappi, et üks on see treenimise pool ja siis õiguslikult täiesti erinev on see, et mis sealt välja tuleb sellest masinast. Ja tegelikult tarbija vaatest on see ju sama asi. Et sa lähed, kasutad mingit Suno, tahad seal oma mingit lugu teha, siis sa kirjutad viipe ja saad mingi tulemuse ja sa tegelikult tahad saada seda lõpptulemust, seda nii-öelda outputi. Ja seda on täna palju keerulisem litsenseerida ja ka õiguslikult põhjendada selle litsenseerimist kui selle treeningmaterjali poolt. Aga nüüd mure on selles, et ärimudel, äriline see nagu point, neid tehisaru mudeleid üldse arendada, on ju outputi, mitte inputi poole peal. Ja keegi ei tee seda lihtsalt selleks, et oleks tore treenida. Ja meie selline keskne soov on öelda seda, et tegelikult me peame võtma arvesse terviklikku väärtusahelat, seda ärimudelit ja nüüd, kui me vaatame, et mis on autoriõiguse laiem eesmärk, on võimaldada autoril ja ka tema järeltulijatel pärast autori eluiga 70 aastat, kestab autoriõigus, tulu saada, siis see nii-öelda litsentsimudel peab olema oma olemuselt pikaaegne. Et kui me räägime sellest treeninguprotsessist, sest minult on ka ministeeriumite laua taga küsitud, et palju tahate, et maksame teile äkki ühekordse tasu, et palju tahate selleks, et saaks need mudelid nagu kuidagi eestimeelseks. Ja mina ei saa öelda ühekordset summat. Et autoriõigus oma olemuselt võtab arvesse seda kasu, mida saab siis teose kasutaja ja nii nagu, ma ei tea, raadiote puhul litsenseerimine toimub käibe pealt, oled väiksem raadio, maksad vähem, oled suurem raadio, maksad rohkem samasuguse loo kasutamise eest, sama peaks arvesse võtma ka teistes valdkondades. Liiguksidki kohe näitlejate suunal edasi, et mida teie näete, kas saab nagu mõõta seda, et kui kellegi näitleja hääl on siis antud tehisaru treenimiseks, et mis selle siis roll on selle outputi genereerimisel või kuidas see sisend ja väljund andmete omavaheline nagu seos, kuidas seda analüüsida või mõõta? No hääl on esiteks, eks ole, me peame alustama sellest, see on ka täna siit läbi käinud, et see on isikuandmete üks osa, eks ole, seal hääle töötlemisel tulevad juba erinevad muud küsimused juurde. Et kus on üldse see eetiline piir, kui me räägime kas või sünteeshääle tegemisest ja kas ja kuidas seda peaks arvestama, et mingite häälte kokkusegamine ja nii edasi.
näitleja puhul on lisaks sellele, et hääl on siiski ka tema sissetuleku allikas, me räägime dubleerimisest, reklaam, audioreklaamid, erinevad, ma ei tea, kõiksugused, kus häält saab kasutada, see on tema sissetuleku allikas. Seda lihtsalt öelda, et nüüd me võtame ja teeme sellega, mis tahame, see on, kõlab uskumatult, ma ütlen ausalt, aga selliseid olukordi on. Õnneks me Eestis oleme väga heas koostöös EKI-ga, Eesti Keele Instituudiga ja üritame selle heas koostöös ka leida hea kokkuleppe, kuidas eesti keelt ja häält siis arendada, teadustööd arendada ja samas ka kaitsta näitlejate hääli. Et see on oluline asi, aga me räägime, antud juhul me peame kandma pidevalt endale aru sellest, et see Eesti on selline armas väike konnatiigike meil justkui, ühelt poolt me tegeleme hästi palju sellega, et olla maailma tasemel ja siis proovime leida tasakaalu siin oma konnatiigi sees selle õiguste ja kõige osas, aga ütleme, et kui Eesti Näitlejate Liit, sama näide põhimõtteliselt, mida Mati tõi, et Eesti Näitlejate Liit läheb nüüd koputab kuskile, ma ei tea, OpenAI või Meta või kes iganes Google teeb neid hääleroboteid ja et kuulge, vabandust, et kust te nüüd need Eesti selle kõik saite ja kuidas see teieni jõudis ja see on selline, et jooksed pea ees vastu seina, siis jooksed veel korra ja siis mõtled, et miks ma siin üldse olen, eks ole. Aga meie läbi katusorganisatsioonide suurte nagu FIA, mille International Federation of Actors, mille liige me oleme, et eesmärk on ju ikkagi saavutada kokkulepped ja ka nii-öelda teha siis seda teavitustööd, lobitööd ja ma arvan, et ühiskondlikul tasandil me saame seda hästi palju teha. Üks FIA olulisi seisukohti ja ka Eesti Näitlejate Liidus on, et inimloomingut tuleb väärtustada ja et tehisaru loomingule ei tohiks kunagi omandada autoriõigusega ka kaitstavaid õigusi siis. Seal on hallalasid, promptid, kõik, kust maalt see promptimine muutub nii-öelda autori tegevuseks ja nii edasi, aga seisukoht, ja ma usun, et see on ka ühiskondlikul tasandil hetkel kandepinda omav, ehk siis, et inimlooming on autoriõigusega kaitstav ja senikaua, kuni me suudame ise seda endale ja usume sellesse ja peame seda oluliseks, siis on veel võimalus neid asju kuidagi mingil moel, ma arvan, reguleerida, sest et ma ei tea, kas me hiljem näitame siin seda ühte videot sünteesnäitlejast Tilly Norwoodist, tema tühi pilk on tegelikult õõvastav. Seal puudub igasugune inimkogemus ja see kõik sinna juurde. Et see inimlooming on ikkagi see autori unikaalne kogemus elust, läbielatust, see teeb selle loomingu originaalseks ja väärtuslikuks. Ehk siis, et hääle juurde tulles, mis on veel eriti originaalne inimese isikuanne ja tema omadus, see on keeruline koht, aga ma loodan, et me suudame inimestena ikkagi seda inimloomingut väärtustada, inimhäält ja kõike seda siia juurde. Aitäh! Ja läheks veel filmitegijate juurde, et kas teie olete tajunud või mõtisklenud selle üle, et kuidas seostada see treeningandmete pool ja see outputi pool ja kas see on selline, inglise keeles on garbage in, garbage out, et kui kvaliteetse sisu peal seda mudelit treenida, et seda toodab ka kvaliteetseid seda sisu ja et kuidas seda tagada siis, et see oleks nagu eetiline läbipaistev? Ma mõtlen, et kunsti puhul defineerida, mis asi on kvaliteet, on natuke keeruline ülesanne. Ja siis me jõuame võib-olla sellise põhilise nii-öelda aspekti juurde, et mis vahe on. Et minu jaoks, nagu ma alustasin selle akutrelliga, et AI on tööriist, ta on väga hea sünteesija. Aga sünteesist üksi ju kunstiks ei piisa. Ja võib-olla, kuigi siin varasemates paneelides on öeldud ka seda, et AI ei ole nagu
veatu, siis inimese, ütleme, minu hinnangul looming põhineb veal, erroril, originaalsel erroril ja seda nii-öelda programmeerida on keeruline. Ja kui piisavalt palju inimesi hakkavad tegema seda sama viga, siis see ei ole enam viga. Et jah, ma võib-olla tahtsin selle siin ära öelda, mis puudutab nii-öelda sellesse, et kas meie oleme huvitatud või kas meie oleme huvitatud või arendajad on huvitatud, et kogu see tänane päev algas koolist ja õpetajatest, ja õppematerjalidest ja tööriistadest, et ikkagi oluline on, et tööriistad on kvaliteetsed. Me kõik tahame kvaliteetset akutrelli. Akutrelli väljatöötamisel tõenäoliselt põhitegijad olid need, kes olid väga kaua manuaalselt neid kruve keeranud, eks, et neil oli know-how, mida see akutrell peaks tegema. Et ega me keegi ei taha selliseid rakendusi, mis suudavad ainult ükstapuha mis valdkonnas ja ükstapuha mis tasandil seda pläusti toota. Ja liigukski siit kohe edasi, natuke on aega, ilmselt viimane küsimus, et just selle akutrelli näitel natuke seda üles ehitada. Hommikul kõlas siit ministri sõnum, et tehisaru laulukaare all laulma ei hakka. Aga et mis on selle nagu laiem kultuuriline mõju just nende tehisaru tööriistade kasutamisele, et kas ongi AI, ongi selline nagu tööriist või ta siis ka konkureerib mõnes mõttes autorite, näitlejatega ja võib-olla ka see pool, et kui seda sisu toodetakse, et kas see võib ka muutuda nagu homogeenseks natuke, et see justkui võtab ära sellist nagu inimlikku nagu touchi, mis on justkui nagu meile omane ja asendamatu. No ma vist natukene sellele juba enne vastasin, et mina usun, et iga inimene tunneb ära mingis teoses selle teise inimese unikaalse inputi, selle vea. Ja ma ei usu, et me väga kergekäeliselt tegelikult tahame sellest loobuda. Me ootame nii kunsti puhul kui võib-olla meelelahutuse puhul seda, et seal oleks kindel annus seda head ja tuttavat, mis on see nii-öelda sünteesi osa ja siis see miski, mis on originaalne, mis on see viga. Jaa, aitäh. Võib-olla näitlejate perspektiivist ka, et kas juba näitleja konkureerib sünteeshäälega ja nagu mis tagajärjed sellel võivad olla? No hääle puhul kindlasti, pildi puhul ma niipea veel ei usu seda, sellepärast et siin tuleb mitu erinevat aspekti. Pildi puhul või ütleme siis eriti liikuva pildi puhul praegusel kujul AI on ikkagi halb. Pilk on tühi, ta ei suuda nahka genereerida inimese varjude ja seda mängu. Ja ma usun, et siin tuleb üks eraldi kategooria veel juurde, see sama, mida Liina on mitu korda öelnud ja mida me oleme ka teatud määral Eestis mõningate näiteks reklaamide puhul näinud, et ühiskond ise osutab vastupanu, ehk siis, et meil on Eestis proovitud teha mingid reklaame AI-ga ja kommentaariumid on siis saanud, et mis jama see on, mitmel puhul on see lõppenud sellega, et see reklaam tegija ise võtab selle maha, sest ta saab aru, et see tulem ei kanna vilja. Ja seda on nähtud ka ju maailmatasemel Coca-Colad ja nii edasi. Mis nüüd aga puudutab häält, siis hääle puhul on see kahjuks suurem ja tõsisem probleem, on ka rahvusvaheliselt mõningad riigid, kes näiteks meie naabrid Soome ja nende näitlejate liit on öelnud, et nendel on see olukord päris kriitiline ja kadutöös näitlejatele väga suur. Mina usun, et
et kui see muutub lõppkokkuvõtteks selliseks tasapaksuks AI hääleks, olgu sinna, ma ei tea, varieerume nais või mees, või me otsime välja mingid sagedused, mis kuidagi kaubanduslikult mõjutavad meid ostma ja nii edasi, siis lõppkokkuvõttes ikkagi mingisugust originaalsust otsitakse ja jäädakse otsima. Võib-olla sellisel taustahäälel me võime küsida, et jah, et kas ja kui palju, aga ma usun, et ikkagi inimestele meeldib kuulata, kui Mait Malmsten ütleb maheda häälega kuskil raadioreklaamis, et kui selle asemel, et mingi muu asi seda teeb. Ja isegi, kui me seda taustal tähele ei pane. Et meil on ühiskonnal need vaidlused veel kindlasti ees, aga siin on jällegi see inimloomingu väärtustamine ja ma usun, et me suudame seda ühiskonnana teha. Seesama, mida Liina on rääkinud ja seesama, mida me ise peame endal kogu aeg kuklas hoidma, mis tegelikult algab sellest, ma räägin kiiresti ära. Tehisaru, mille me oleme omastanud, see sõna, eks ole, sellele masinale. Ja teine asi, et me kogu aeg tahame temast rääkida kui tema. Me peaksime väga kindlalt sisse juurutama endale viisid, et me räägime sellest see ja see, et me ei anna talle isiku omadusi, et me ei isikusta teda, me ei inimlikusta teda, sest tegelikult ta on masin. Ja kui ma küsisin ise tehisaru käest, et kuule, mul on sinu nimetamisega probleem, anna mulle õigemaid variante, siis ta ütles, et andmemasin pakkus, ütles, ta sai aru, et jah, eesti keel on väga problemaatiline, sest ta kipub asju inimlikustama. Ta ütles andmemasin, mustrite otsimise masin, minu arust täitsa kena nimi tehisaru asemel, mustrite otsimise, vastusmustrite masin, ehk siis, et me võiksime viia ise ka sisse selle põhimõtte endal, selle psühholoogilise errori, mida on ju ka uuritud, et kui ta vastab, kui me omastame millelegi inimlikud omadused, siis me usaldame teda rohkem, siis me ka muidugi pettume temas rohkem, kui need vastused on valed, aga et me peaksime ise proovima aru saada ja seda selgelt ja teadlikult teha, et see ei ole inimene, me ei räägi inimesega, ta ei tooda inimkujutist, ta ei tooda inimhäält, ta toodab masinlikku mustreid, vastuseid ja helisid, võime siis nii öelda. Jah, suur tänu. Ja liiguks siia muusika juurde tagasi, kust me ka alustasime. Et kuidas seal sektoris on, et kas muusikaautor peab läbi murdma nii-öelda sellisest Suno AI pläustist ja kas see AI ongi pigem selline tööriist või konkurent ja mis see üldse laiem kultuuriline mõju on, kui siin selle Sunoga igasugust sisu genereeritakse? Jah, et kui me vaatame seda, et kui palju näiteks praegu AI osaalusel teoseid EAÜ-sse registreeritakse, siis päevad on erinevad, aga kohati kolmandik nendest teostest, kus on siis mingi AI osalus, meil on võimalik seda eraldi märkida. Ehk siis need teosed siin kusagil on olemas. Kui palju nad päriselt kasutust saavad, see on nagu eraldi küsimus, et võib-olla nad nii palju kasutust ei saa. Ja nüüd, kui me mõtleme sellest kultuurilisest mõjust, siin on nagu kaks poolt, üks on tõesti see sisuline pool, et ta ilmselt muudab sisu sarnasemaks, üheülbalisemaks, nii nagu AI eesmärk on tuvastada ja leida mustreid, sest neid mustreid ta siis leiab kogu maailma sisu pealt kokku, et võib-olla võib öelda, et siis kvaliteet tõuseb, kuigi kvaliteeti ei mõõda. Ja teiselt poolt jälle see muudab kohaliku omanäolisuse saavutamise palju keerulisemaks. Ja nüüd me jõuame selle teise jupi juurde, mis on see rahaline pool. Et kui tavaliselt hakatakse kunsti, on ta siis muusika või muus valdkonnas tegema juba noores eas ja seal see rahaline pool ei ole oluline, siis ühel hetkel tuleb elu vahele ja kuidagi tahaks ennast ära ka elatada sellest loomingust, mida tehakse. Ja nüüd EAÜ näitel hommikul küsisin raamatupidajalt üle, elava esituse kontserdi poole sissetulekud EAÜs on umbes 16% kõigist sissetulekutest. On see, mis on kontsert. Ülejäänud on igasugused taustamuusikad ja need, mis tulevad teistest allikatest. Ja nüüd, kui me mõtleme selle tehisaru peale, et kui ta hakkab mõjutama seda, et milline on filmimuusika taust, milline on taust meie toidupoodides, kui me võib-olla komistame Spotify's või mujal AI tehtud teost otsa,
et neid kohti, kust see sissetulek hakkab vaikselt vähemaks jääma, on väga-väga palju ja eks kõik saavad ise mõelda, et kuidas oleks minna toidupoodi, kui on järjest palganumber hakkab väiksemaks minema. Et tänased sellised ennustused ütlevad, et järgmise 3 aasta jooksul on kukkumine umbes 25%, aga et me ei tea, et kui palju ta tegelikult kukub. Ja meie mure selles kontekstis ongi see, et me kirjutame nagu muhvneid kirju sinna tehisaru ettevõtetesse ja me saame aru, et see perspektiiv on langus, aga meil ei ole täna seda perspektiivi, et sealt tekib mingi nagu positiivne tõus ka. Nii et võib-olla mingites kohtades on see sisuline nagu kvaliteedi tõus olemas, et tänast päeva tegelikult alustas ju Florian Vaal, et tema on ikkagi saanud väga-väga suure tõuke tänu tehisarule ja tahaks õiendada ära ka ühe eksimuse, mille mina ise tegin hiljutises Sirbi intervjuus, kus ma tõin seda välja ja ütlesin, et lugu Suhkruissi oli kirjutatud AI-ga, tegelikult ei olnud, Florian ise tõi selle välja ja kirjutas mulle pärast Messengeris, et kuule, selleks kasutati tekstisüntesaatorit, mitte AI-d ja tegelikult see ei olnud AI-ga tehtud lugu. Nii et selles osas palun tema käest ka vabandust, aga et see võib-olla natuke näitab ka seda, et tõesti me peame rääkima ka positiivsest poolest, aga samal ajal võtma arvesse, et need mõjud on ikkagi tuntavad ja juba lühiajalises perspektiivis. Ja, suur tänu selle vastuse, suur tänu kõigile panelistidele, et kaasa lõite, et võtaks võib-olla siit kaasa selle mõtte, et inimene ei ole siiski masin, inimese looming on tõesti asendamatu, et ta ei ole selline ümmargune null, nagu meil siit ekraanil taimer näitab ka tehisaru ajastul ja siis vot nii. Ja, aga aitäh teile kõigile, aitäh! Liina Triškina, Vanhatalo, Reimo Sagor ja Mati Kaalep, suur tänu! Selle vestluse eest väikesed lihtsalt reflektsioonid ka, mustrite masin ehk musmas, kohe nagu tuli nagu soovitus ja kui sa ütlesid, et ei tasu nagu isikustada teda, siis mulle kohe tegelikult meenus paar meest ja paar naist, kelle puhul ei ole elus kahtlust, ka iga nende auto on kandnud alati nime. Ma olen ise sõitnud näiteks Giorgioga täitsa paar korda, nii et seal on ka... Aga Giorgio ei võta sult tööd ära? Jah, aga nüüd võttis Giorgiolt töö ära Bolt, mulle tundub, mingil kombel või on võtmas. Ja siin inimesed muidugi tahavad kohe näitlejate liidu liikmeks saada, et ka sünteesnäitlejate tasust oma osa saada, minge teatrikooli, ma ütlen kõigepealt, ja siis siin sünteesnäitlejate raha endale tahtma. Kuulge, aga suur aitäh teile ja suur aitäh selle paneeli eest!